Ma olen täna tõesti ainult üks sõnumitooja, kandmas sõnumit, mis ei ole midagi sellist, mida ma ise hea meelega võib-olla jagaksin. Ma vahel isegi kadestan neid inimesi, kes ütlevad, et mul see jutlus kuidagi iseenesest tuli. Ma tean, Vaido eelmine kord ütles, et ammu jutlus valmis juba. Minu tänane sõnum sündis pika, mitmeid päevi kestva palve sees ja tulemusel. Ja see on ühtlasi sõnum ka mulle ja mitte ainult Nõmme kogudusele, vaid täpselt nagu sa ka ütlesid, Maarjus, ma usun Eesti kogudusele. Nii et täna, kes iganes meid vaatab või kes hiljem seda sõnumit kuulab, ma palun, katsuge läbi, kas sinu vaim kinnitab seda, mida Jumal mulle andis palve ajal. Mina ei ole muidu mingi nägija, nii öelda, aga aeg-ajalt Jumal on selliselt mulle ilmutanud suuri pilte, nagu visandab mingisugused piirjooned. Ja ma näen nagu kaugelt mingeid asju, eemalt vaadates. Ja siis aeg-ajalt ta nagu zoomib sisse ja näitab mingeid detaile. Ja siis ma hakkan nende kallal nokkima. Ja mulle tegelikult väga meeldib piibliteksti lahti hakkida. Ma olen rohkem isegi piibliõpetaja oma hingelt. Nii et täna, kui ma teile annan oma sõnumi, siis ühtepidi see on suur sõnum. Püüdke seda näha sellise universaalse pilguga. Ja teistpidi seal on ka piibliteksti, mille ma sinna juurde sain teile ka lihtsalt söömiseks ja kinnitamiseks. Aga ma tulen kõigepealt, enne kui ma selle sõna ja üleskutse juurde tulen, ma natuke annan seda konteksti. Seda, mida mina tajun ja mida ma usun, et võib-olla ka teie paljud tajute. See on maailm ja selle sündmused, mis praegu on toimumas. Me oleme sellises ajas, kus me võime oma silmaga olla tunnistajaks nendele sündmustele, mida ennustasid Vanatestamendi prohvetid. Kas sa tead seda? Kunagi kaugel ajal Daniel, Jeremia, Hesekiel, Sakarja, nad kirjutasid asjadest, millest neil ei olnud õrna aimugi. Ja täna praegu meie silme all on need sündmused juba lahti rullumas. Ja me teame, et need puudutasid viimseid aegu. Ja me ikkagi kogu aeg arvame, et need tulevad kusagil veel tulevikus. Mu kallis Jumala rahvas, päriselt on viimased ajad käes. Kas te usute seda? Ja kui sa seda ei taha uskuda, siis kuidas sa saad paluda, et kuningas, tule tagasi, me ootame sind? Sest see tähendab tegelikult meie kuninga peatset saabumist. Meie kuninga saabumine aga tähendab seda, et sellele maailmale lüüakse hingekella. Amen. Kas sa näed seda, et uudised kinnitavad piibli ennustusi praegu? Sa võtad lahti uudised ja sa saad aru. See on see. Võib-olla mõni ütleb, et ma ei loe enam uudiseid. Need on nükest jama täis ja kõik sageli kirikus öeldaksegi, et uudiseid ei maksa üldse lugeda, loe Jumala sõna ühtepidi amen. See uudiste ja meediakanalid on täis igasugust jama. Aga Jumal on kutsunud meid olema targad ja valima ja ka seda, kuidas selle jama seest üles leida see, mis on oluline. Mina olen ise meediainimene, ma ei pääse sellest üle ka ümber. Ja ma arvan, et Jumal ei olegi meid kutsunud eralduma kuskile, nagu kõrbes erakud läksid ära sellest maailmast, vaid Jumal on kutsunud meid selle maailma keskel eraldama oma südamed ja oma elud ja oma hinged ja oma meeled talle ja samal ajal mõistma, kus me elame, miks me siia oleme pandud, mis on toimumas. Ja eriti praegusel hetkel, sellel ajal, kus on, ma arvan, väga otsustavad sündmused maailmas toimumas. Ta ootab, et tema rahvas ja tema kogudus teaks, mis ajas ta elab. Vaadake, Jumal kõneleb ka meile nende sündmuste kaudu, mis praegu toimumas on. Nii et kui me näiteks piiblit lugedes häälestame endid pühale vaimule, ütleme, et Jumal, ava mu meeled, et ma mõistaksin, mida sa mulle tahad öelda, siis ma julgustan sind, kui sina tarbid mingit muud infot, on need uudised või artiklid või mis iganes sa loed, tee seda sama.
Küsi Jumal, mis see tähendab? Anna mulle püha vaim tarkust aru saada. Mis siin taga on? Mis see on? Kas see on tõde? Kas see, mida ma loen, on tõene? Kas see õpetus on õige? Kas see inimene? Kas need presidendid ja kes need iganes räägivad ja lubavad? Mis selle taga on? Mis siin toimumas on? Sest vaadake, Jumalal ei ole nii, et ta kuidagi väljaspool seda maailma praegu hakkaks oma lõpuaja sündmusi esitlema, vaid me oleme sellel ühel laval. Piiblis Vanas Testamendis oli üks eriline inimeste grupp, kes oskasid asju niimoodi ära tajuda. Ma arvan, et te juba teate, kes need olid. Ma lähen korraks sinna sisse, kui te lubate, sest see kuidagi seletab selle asja lahti, mida ma tahaksin nüüd täna meile lõpuks tuua. Te teate selliseid mehi nagu Issaskari pojad. Jaakobi 9. poeg oli Issaskar Leaga. See on väga põnev lugu, kuidas Jaakobi naised võistlesid omavahel, Rahel ja Lea. Kumb jälle järgmise lapse oma mehele toob, et tema mees ikkagi teda rohkem armastaks ja hoiaks. Ja üks mees, Issaskar, nimega Tasu, oli selline, kelle suguharule, kelle järeltulijatele, kelle poegadele Jumal andis ühe erilise võime. Ja me loeme näiteks Esimese ajaraamatu 12. peatükis salmist 32. See on üks koht, kus te näete, kui Taavet võiti kuningaks ja Sauli kuningriik hakkas kokku kuivama. See oli sisuliselt juba otsustatud, et see hääbub. Ja Taavet hakkas kasvama oma väes ja oma võimus. Ja tema juurde hakkas tulema üha rohkem ja rohkem erinevate suguharude sõjamehi, selleks, et teda toetada. Siis seal olid ka ühed mehed, nende 10 000 hulgas mainitakse 200 juhti, kes teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Salm 33. Ja neid kirjeldatakse kui selliseid inimesi, kes oskasid siis olukordi õigesti hinnata, nad mõistsid ajastut, nad mõistsid vajadusi ja nad andsid ka teistele tarka nõu otsuste tegemisel. Issaskari suguharu, kui me nüüd räägime geograafiliselt, siis mida nemad pärisid, kus nad elasid, see asus väga viljakas põllumajanduspiirkonnas. Iisraeli orus, Galilea lõunaosas, Taabori mäe ümbruses. Seal oli põllumaa väga viljakas, seal olid karjamaad väga viljakad ja see oli ka väga strateegiline asukoht kaubateede ääres. Nii et nemad, kes nad mõistsid aegu, nad elasid piirkonnas, kus elu sõltus väga konkreetselt hooajast ja ajastusest, olla väga täpne, millal ma midagi külvan, millal ma midagi lõikan, mida ma edasi teen selle saagiga. Kõik need strateegilised otsused ja see tarkus kuulus Issaskari suguharule erilisel viisil. Ja see ei ole juhuslik kirjeldus, et see piiblis nii on. Ehk siis nende maa õpetas neile ise, millal külvata, millal lõigata, millal liikuda ja millal oodata. Ja see treenis neid ka selles ajastuse tundmises. Vaadake, piibli mõttes ei ole maa tõesti lihtsalt üks geograafia, vaid see kujundab rahvast. See maa, kus meie elame, Eesti maa, see kujundab meie kogudust täpselt samuti. Me peaksime siin elades väga hästi ka tunnetama ja tajuma selle maa aastaaegu, hooaegu. Mis on see, mis parasjagu on toimumas? On see ühiskondlikul tasandil, poliitilisel tasandil, vaimulikul tasandil? Ja see õpetab meid samamoodi vaimus teenima oma rahvast. Ja nõnda Issaskari mehed olid õnnistuseks oma vendadele. Ilma nendeta ei oleks Iisraelil olnud sellist edu. Ja nende taip ei tulnud lihtsalt mingisuguses sisetundes, saate aru, et lihtsalt meil on mingisugune teadmine, vaid see tugines ka Jumala tõele. Pühakirja uurida regulaarselt, see teravdab meie võimet eristada seda, mis on kooskõlas Jumala südamega. Sellest, mis seda ei ole.
Ja üks märksõna, eristamisvõime, ongi see, mida me väga vajame kogudusena. Oled sa nõus? Ja see ei tähenda mitte niivõrd seda, et sa pead hakkama eristama igasuguseid detaile vaimses maailmas. Jah, sa jõuad sinna, kui sa oled küpsenud piisavalt palju, aga see, mida Jumala vaim tahab kõigepealt õpetada meile, on tundma ära tema ligiolus olles, tema vaimu. Ja siis hakkad sa selle põhjal eristama kõiki muid asju. Üks viga, mida kristlased päris palju teevad, on see, et nad küsivad kogu aeg üksteiselt. Aga mida see õpetaja rääkis? Aga mida see profet rääkis? Aga mis sina sellest asjast nagu arvad? On ikka nii või ei ole niimoodi? Vahel ju kogu aeg käib selline segadus. Usun ma teda või? Äkki ma usun teda hoopis? Aga mulle meeldib hoopis see, mis tema rääkis. See tundub palju parem. See on nüüd see koht, kus tegelikult Jumal kutsub sind enda ligiollu, et ta saaks sulle otse sinu vaimu ütelda, kas see asi on tõde või see on vale ja sa võid kohe rahulikult selle hüljata. Ja kui palju vähem oleks segadust koguduses ja ärevust ja hirmu, kui me igaüks oleksime otse tajumas oma vaimus ära, kas see on sõna Jumalalt või see ei ole sõna Jumalalt. Ja kui see ei ole Jumalalt, siis ma kõrvaldan selle enda silmist. Uue testamendi valguses Isaskari suguharust enam ei räägita nii otsesel viisil nagu Vanas testamendis piltlikult, aga nende eriline omadus, aegade mõistmine, see saab küll väga selge vaimuliku paralleeli. Need on need inimesed meie koguduses, kellel on tugev vaimne eristamisvõime. Ja kui ma nüüd praegu ütlesin, et see üleüldiselt on iga kristlase ees õigus, kui Jumala vaim sinu sees elab, et Jumala vaim annab sulle teada tõtt, siis on veel üks tasand. Ja see on just nimelt sellise võidmise ja kutsumisega inimesed koguduses, kellel on eriline and, mitte ainult kuulda Jumalalt ja mitte ainult seda eristada ja mitte ainult teada ka, kuidas me peaksime midagi tegema, vaid millal seda teha. See on nagu strateegiline mõistmine ja nägemine 360 kraadi. Need on inimesed, kelles vaimus kogu aeg need andurid käivad niimoodi. Ja Jumal räägib neile palju rohkem kui teistele inimestele. Ja võib-olla mõni teine kristlane ütleb, et see on natuke imelik, et see tundub, et läheb liiale. Ma väga hoiatan sind, ära mõista enne aegu kohut kaaskristlase üle, kellele Jumal on võib-olla arendamas tema sees ühte väga sügavat, olulist andi. Ja teine asi, mul on väljakutse sulle, kes sa võib-olla tunned, et Jumal on andnud mulle kuidagi sellise viisi, et ma nagu analüüsin ja mulle nagu tundub, et ma nagu saan aru, mis on siin ja siin nende asjade taga ja ma näen nagu, et mida oleks vaja teha, aga ma ei julge kuidagi kuskil ka nagu sellest rääkida. Siis tea, et võib-olla Jumala vaim ongi sind praegu ka nagu küpsetamas, et Kristuse ihu kogu oma täiuses ei oleks puudu mitte ühestki tarkusest, nõust, jõust ega annist. Ja vaadake sellesse aega, kuhu me läheme, on nagu ülioluline iga inimene. Võib-olla sa ei olegi leidnud veel seda oma kohta, sa ütled, et ma olen natuke omamoodi mõtlen ja tunnen ja ma kuidagi ei leia, et keegi teine minuga sarnaneks. Võib-olla issand ongi sulle ilmutamas unikaalsel moel asju, mida teised ei näe. Küsi ja palveta. Õpi, palu, et püha vaim õpetaks sind. Kuidas sa saaksid olla kasuks? Kui sa oled inimene, kes tajub aegu või hooaegu, või sa mõistad, mis toimub koguduses või ühiskonnas, sa võid olla inimene, kes aitab teha kogudusel õigeid ja tarkasi otsuseid ja tuua ka sellist selgust ja suunda. Nende inimeste seas sa leiad vaimulikke nõustajaid. Nad on eestpalvetajad, kes tajuvad suundi või koguduste juhid, kes näevad õigeid hetki või õpetajaid, kes aitavad olukordi mõista ja lahti seletada. Ja see on midagi enamat kui lihtsalt prohvetlik and, millest ma praegu ka nagu räägin. Või siis tarkusand, millest ka
eriti 1. Korintuse kiri räägib. Prohvetlus on nagu ilmutus Jumalalt, eks. Me saame midagi ja tarkuse and on selle asja rakendamine. Ja on inimesi, kes on kuidagi väga hästi liiguvad ühes või siis ka teises annis. Või annab Jumal nii, nagu vaja on. Aga Issaskari võidmine on mõista ka ajastust. Ja need ei ole päris samad asjad. Paulus ütleb korintlastele, et püha vaimu toimimisviisid on väga eripalgelised. Me loeme näiteks 9 erinevast vaimuannist, aga sellest, et teenimisviise on samuti väga erinevaid ja vaim jagab igaühele eri osa. Nii et me võime nagu mõista, et Jumala mitmekülgne tarkus, millest Piibel räägib, ületab meie plaanid ja meie süsteemid ja meie arusaamad. Mul on tunne, et sellel hetkel, kus me praegu oleme, on kogudusel vaja enam kui kunagi varem jumalikku tarkust ja jumalikku strateegiat ja eristamisvõimet, et mõista Jumala tegutsemist. Et me ei oleks nagu Iisraeli rahvas, kelle Jumal lõi oma näidisena, oma näidisrahvana, aga kelle kohta ta pidi tunnistama, et nad on täitsa pimedad ja kurdid. Kes on pime, kui mitte mu sulane, ütleb ta, ja kurt nagu mu käskjalg, kelle ma läkitan. Kes on nõnda pime nagu mu usaldusmees ja nõnda pime nagu issanda sulane. Sa oled näinud palju, aga ei ole tähele pannud. Kõrvad on küll lahti, aga sa ei kuule. Ütleb Jesaja 42. Jumal räägib täna ka oma kogudusele. Kas sul on kõrvad, mis kuulevad? Sest ma tahan teha midagi uut ja see juba tärkab. Kas sa ei märka? Kui ka me oleme kuulnud siin, et inimesed tajuvad, et midagi uut on toimumas ja ei tea täpselt, mis see nagu on, siis ma usungi, et see on tegelikult üks aeg, kus on inimesed Jumala rahva seas, kellel võib-olla on antud ja peaks olema praegu Jumala poolt antud palvekoorem, palvetada välja seda strateegiat, palvetada ette asju, mis saavad olema. Et me ei oleks need, kes ootavad ühel hetkel, kui asjad juhtuvad ja siis hakkame reageerima, vaid Jumal tahab, et me oleksime vaimus juba ennetamas asju. Vaadake, see, mida ma nagu tajusin, olles palves, siis ma just nimelt tajusin selle praeguse hetke urgency on inglise keeles, tungivust. Ja see tähendab, et midagi on praegu vaja nüüd meil teha selleks, et hiljem hakkaksid asjad juhtuma nii, nagu Jumal tegelikult oma parimas tahtes on need pannud tegema. Ja ma räägin seda praegu mitmel tasandil. Ja üks tasand on see Eestimaa. Eestimaa on seotud ülejäänud maailmaga, eks ole. Ja kui sa nagu vaatad seda, mis on nagu toimumas praegu maailmas, siis me näeme seda, et Jumala kellad on praegu seatud ja käivad väga täpselt, väga detailselt, vastavalt sellele, kuidas Jumala sõna on juba Vanas Testamendis ette näinud praegu Lähis-Idas. Nii, et inimesed on hämmingus, kuidas see on võimalik. See kõik on siin kirjas ja see juhtub. Ja need kellad, mis seal käivad, panevad õigeks kogu muu maailma kellad. Ja kõik asjad jõuavad igale poole mujale maailma ka. Tagajärjed, tulemid. Asjad, mida Jumal on oma vaimus ette näinud, aga on ka asju, mida võib-olla ei pea juhtuma, kus Jumal tahab, et me võiksime need keerata teistmoodi. See, mida me ühtepidi näeme, on, et Jumal on valmistamas seda ärkamist, millest me räägime, mis toimub. Ja see toimub ju
võib-olla praegu meie jaoks paljuskis varjatult, aga see juba toimub. Me kuuleme seda siin ja seal. Eile ma sattusin kuulma ühte podcasti, Nathan Morris rääkis, et uskumatu, mida ütleb ametlik statistika Inglismaa kohta. Viimase 5 aasta jooksul on kirikusse või kogudusse tulnud 13% enam inimesi ja mis toimub? Noored mehed otsivad Jumalat. Keegi ei tee, et neid kutsuda, aga nad tulevad. Ja see on midagi, mida üks üdini langenud Inglismaa võib-olla ei ole isegi osanud enam loota ja oodata, et seal on ärkamine. Me näeme seda, mis toimub moslemimaades, uskumatu. Me näeme, kuidas miljonid tulevad praegu kogudusse. Mošeed jäävad tühjaks. Võib-olla sellest ei räägita, sest uudised selliseid asju ei kajasta. Mošeed jäävad tühjaks ja kogudused täituvad. Ja see on praegu toimumas. Jumal on valmistamas ette suuri asju. Ja sellel samal ajal, selle sama pildi sees on see tohutu ka kurjuse väljavalamine maa peale, teemonlike jõudude valla päästmine, mida on kurat proovimas teha seda, et võimalikult veel nii palju kui võimalik inimesi hävitada, hukata, rikkuda seda, mida Jumal on tegemas. Ja praegu on see aeg, kus me oleme nagu noateral. Ameerika Ühendriigid on praegu noateral, seda on tunnistatud kõige kõrgemal tasandil. Kuidas asi hakkab minema? Kas ta läheb siia või siia? Kui ta kaldub selle poole, et Jumala tahe saab võimsalt vabaks pääsema valla, siis võivad toimuda suured imelised imeteod päästed. Aga seal allhoovustes on ka kogu see kuri. Ja kui see peaks kalduma teisele poole, siis me hakkame kogema palju valu ja Jumal ütleb, et praegu on aeg palvetada. Palvetada, et see ei läheks niimoodi, vaid läheks niimoodi. Me räägime täna Eestimaast. Eestimaa on siin väga konkreetse koha peal strateegiliselt. Jumal on rääkinud, et see ei ole ainult Eestimaa inimeste jaoks see tulevane aeg, mida ta tahab, et see maa võiks olla täidetud Jumala auga, et päästetud ei saaks mitte ainult selle maa inimesed, vaid me oleksime õnnistuseks ka teistele maadele. See on väga suur asi. Ja see ei ole lihtsalt asi, et istuda ja oodata. Jumal, äkki sa millalgi mul siis nüüd näitad, mis me siis peaksime tegema. Vaid see on aeg seda välja paluda vaimus asju. Ja need ei ole niimoodi nagu lihtsalt kergesti mõnikord kätte saadavad asjad. Ma tegelikult tahtsin rääkida, üleüldse mu plaan oli jutlustada, kuidas raskusi võita. Küsisin Jumal, kas ma võiks sellest rääkida. See kuidagi tundus suke minu teema. Jumal vaikis. Ja siis ma ootasin päeva ja palvetasin ja vaikus. Ootasin teise päeva ja palvetasin ja vaikus. Võtsin 3. päeva ja paastusin ja vaikus. Võtsin 4. päeva ja hakkasin vaimus lihtsalt ründama. Ühel hetkel ründama seda, ja ma näen nagu, et mul on nagu mitu ust ees ja ma pean nagu läbi mitme ukse minema, et saada kätte nagu see varandus. Ja ma hakkasin vaimus niimoodi palvetama, et ma pidin akna kinni panema, et naabrid ei mõtleks, et ma hulluks olen läinud. Ja siis, kui ma ühel hetkel ütlesin, et issand, palun anna mulle see sõna eesti keelde, siis ma tõlgitsesin seda sõna, mida ma olin palunud kõik need päevad. Mu kallis rahvas, kui sa vaid teaksid, mis su rahuks vaja läheb, siis sa oleksid praegu põlvedel. Sa ei oleks praegu puhkamas, nii öelda puhkamas.
tundmas lihtsalt, et ma tõmban juhtme seinast välja. Te saate aru, ma ei mõtle füüsilist puhkust, eks ole. Ma mõtlen praegu kuidagi lõdvalt olemist, passiivselt olemist. Meil on kaldus seda teha, kui me tunneme, et me oleme küllastunud, me oleme väsinud, siis me tahame minna puhkama, aga väga sageli juhtub see, et me ka vaimus laseme ennast lõdvaks. Ja see on see, mida Jumala vaim ütles. Praegu ei ole aeg lasta ennast lõdvaks. Vaid sa oleksid hüüdmas Issandat, et tema võiks pöörata kõik teie saatuse ringi, sest Issand on armuline ja halastaja Jumal. Ta tahab kuulda oma rahva palveid, et nad hüüaksid ta poole lakkamatult ja ei väsiks tema otsimisest, sest ajad on käes, milliseid ei ole olnud siin maa peal. Ja nüüd on võimalus pöörata hetki. Nüüd on võimalus ja kohti Issanda kasuks ja Jumala auks. See on koht, kus otsida Issandat, mitte oodata, mitte vaadata, mitte arutada. Issand on kutsumas oma rahvast, kel iganes on kõrvad, kel iganes on süda. Ja ütleb, minu rahvas, ärgu olgu kurt. See oli lühike kokkuvõte sellest palvest, mida ma olin palunud. Ma ei tea täpselt, mis on tulemas ees. Aga ma tean seda, et vaimumaailmas otsustatakse kõik asjad ära. Vaimumaailmas lahendatakse olukorrad ära. Ja siis me hakkame neid kõike nägema. Need hakkavad realiseeruma, lihaks saama meie elus alati viivisega. Kas te olete nõus sellega? Meie elu on peegeldus sellest, mis enne toimub vaimus. Sinu isiklik elu ka. Ja meie ühiskonna elu, meie maa rahva elu. Selle elu, mis toimub üleval linnas, Toompeal. Või mis toimub koguduste valitsustes, juhtkondades. Mida iganes Jumal saab teha meie keskel. Need asjad Jumal kutsub eelnevalt juba vaimus ära palvetama. Jeesus Kristus kutsus vaimulikke juhte mõistma aegu. Ta ütles, et taeva palge üle te otsustada oskate, aga aegade tunnustähtede üle ei suuda. Ja oma jüngritel käskis ta olla arukad nagu maod. Arukad nagu maod. Kellele meeldivad maod? Ühtegi kätt ei tulnud. Tasased nagu tuvid. Vaadake, maod tunnetavad ümbrust kogu oma kehaga. Nad tunnetavad neid maapinna vibratsioone. Need kanduvad läbi keha ja läbi alalõualuu kuskile nende sisekõrva. Ja see võimaldab neil märgata asju. Väga huvitav. Ja neil on ka mingi huvitav keel, mida nad kogu välja ajavad. Ajavad keele välja. Nad koguvad õhust ja maapinnalt igasuguseid lõhnaosakesi ja keel viib need teatud elundisse seal suulaes ja siis nad analüüsivad. See on üks kõige tähtsam asi. Ja Jeesus käskis meile olla arukad nagu maod kogu aeg. Taju tunneta. Viska oma keel välja, vaata, mida sa tunned. Ja meie oleme saanud Jumala poja Jeesuse Kristuse vaimu. Kristuse vaimu. Ja see vaim annab meile võimaluse ära tunda aegu ja ajastuid. Paulus ütleb, et Efesose kirjas, mida ka täna eelnevalt loeti, et Jumala mitmekülgne tarkus saab koguduse kaudu teatavaks taevastele valitsustele ja meelevaldadele. See Jumala nii rikas, mitmepalgeline, sügav plaan saab ilmutatud vaimses sfääris läbi meie. Ja meie oleme need, kes seda kannavad, esitlevad. Ma usun, et Jumal on kaasanud oma koguduse sellesse aulisesse plaani, nii üksikisiku tasandil kui ka korporatiivselt. Ja sellel on kosmiline ulatus. Ma usun, et meil on aeg, kallis rahvas, kasvada
küpseks Jumala vaimu asjades. Ma usun, et te mõistate ja ma võisin tulla täna ette selle nagu tahke sõnaga. Aga kui sa tunned, et see on sinu jaoks nagu liiga üle pea käiv, siis lihtsalt palveta. Palveta, et Jumal ilmutaks sulle ise asju ja kõneleks nii, et sa mõistaksid. Ma teen oma sõnumi lühemaks, sest ma tean, et meil on täna veel uue lepingu laud. Aga ma lõpetuseks veel lähen tagasi korraks sinna Issaskari poegade juurde, mis oli väga põnev. Issaskaril oli 4 poega. Ja ma hakkasin vaatama, et mis nende poegade nimed on. Need ei ole ka niisama, mis kellegi nimi on. Ja siis ma vaatan, et tema poegade nimed on Toola, Puuva, Jaasub ja Shimron. Ja mõtlen, et huvitav, miks ta pani oma poegadele sellised nimed? Mida see meile ütleb? Ja siis ma hakkasin vaatama. Ja sealt joonistus välja minu jaoks see muster, see sõnum, mida teha selleks, et kuulda Jumala häält. Et olla nagu Issaskar. Ma loen teile ette. Ma ei tee sellest ühtegi õpetust, aga ma ütlen, et piibel on lihtsalt piiramatu. Toola, kes oli tema esmasündinu. Selle tähendus on selline uss või tõuk, karmiinpunane tõuguke, millest saadi punast värvi. Ja see sõna, mis nagu viitab sellele putukale, just nagu sümboolselt viitab ühele alandlikkusele, ühele ohvrile, ühele verelunastusele. Pisikene ussike. Tema teine poeg, Puua. Tal on 2 tähendust. Üks on sära. Ühtepidi sa oled alandlik ussike. Teistpidi sa kiirgad Kristuse kirkust. Aga see tähendab ka välja puhuma, välja ütlema, kuulutama. Elu andev hingus. Ja huvitav on see, et see Egiptuse ämmaemand, kes on nimepidi ära mainitud Moosese loos, tema nimi oli ka Puua, mäletate, kes jättis lapsed, Heebrea poisslapsed ellu. Elu andev hingus. 3. poeg, Jaasub eesti keeles, pöördub tagasi, tuleb tagasi, parandab meelt. Tagasi pöördumine sinna, Jumala juurde. Ja 4. Shimron, see tuleb sõnast shamar, valvama, hoidma, kaitsma. See viitab sellisele ustavale valvamisele, tähelepanelikkusele. Nii et kui sa vaatad neid nimesid koos, algusest peale, vanemast nooremani, alandlikkus, hääl, kuulutamine, tagasi pöördumine, meeleparandus ja valvamine, see moodustab peaaegu sellise hea õpetusliku mustri selle jaoks, et olla issandaga katkematus, osaduses ja tema poolt valmistatav. Kõige esimene asi on alandlik süda. Sellest saab alguse kogu meie võimekus kuulda Jumalat. Mitte keegi ei saa uhke ega kõva südamega kuulda, mida Jumal talle tahab rääkida salajas. Jah, Jumal võib kuulutada talle, et paranda meelt. Aga Jumal ootab meilt igalt ühelt õpetatavat, alandlikku meelt. Teiseks, et me kuuleksime, me kuulaksime ja me kuulutaksime seda. Kuula Jumala häält igal päeval. Ja igal päeval tule tagasi ja ole valmis parandama meelt ja joondama ennast Jumala sõnaga, Jumala tahtega. Igal päeval. Ma unustan ära selle, mis oli eile ja ma tulen täna uuesti tagasi sinu trooni ette ja ütlen, et Jumal, ma heidan kõik kõrvale, mis on olnud hea ja vägev või mis iganes või hoopis vastupidi. Ma olen teinud midagi pattu
ma tulen, et uuesti alustada sinuga täna otsast peale. Ja siis me valvame ja ootame, oleme tähelepanelikud, mida Jumala vaim meile räägib. Ei maga maha, vaid hoiame oma kõrvad ärkvel. Ja kui ma mõtlesin ja palvetasin eile selle peale, siis ma nägin just nagu vaimus seda tähendamissõna 10 neitsist, kui peigmees tuli neid äratama. Ja ma tunnen, et see aeg, kus me praegu oleme, on natuke enne peigmehe tulekut, et veel kord anda võimalus ja hüüda, ärgake ja valmistage endid. Ka need neitsid, kellel ei olnud lambid valmistatud, nagu Jumal annaks selle koha, praegu on võimalus. Lisa meeldetuletus. See on see hetk, kus me oleme. Ma usun, me oleme selles kohas praegu. Ja ma hüüan täna, mitte ainult siin Nõmmel, vaid ma hüüan ka laiemalt, kus on need issaskarid tänapäeval meie koguduses. Ja ma tahan sulle ütelda, et kui sina tajusid ja tundsid ennast ära, siis ole julge, sellepärast et Jumal tahab valada välja oma vaimu eriti värskel moel kogu oma koguduse peale. Iga ühe peale, kes ütleb, et Jumal, siin ma olen valmis ennast andma sulle üle. Ma tahan teenida kogudust ja inimesi. Ma tahan olla oma andidega seal olemas. Ja täna ma tahan palvetada sinu pärast, kes sa tunned, et Jumal on andnud sulle nägemist ja kuulmist ja eristamist. Et sa võiksid julgelt kasvada ka selles. Nii nagu Paulus ütles, et kogudus kasvab, ehitab ennast ise üles armastuses. Ja issaskari tarkus, eristamine ja teadmine on hädavajalik praegusel hetkel. Et me võiksime Eestimaad õnnistada, et me võiksime teada, milline roll on kogudusel. Kogudus ei ole eraldi kusagil koobastes teenimas Jumalat, vaid kogudus on oma rahva keskel, teenimas nende andidega, kelle kõrvale sind on pandud, kas mõne tähtsa inimese kõrvale või mõne väikese inimese kõrvale, nii öelda väikese inimese Jumala jaoks ei ole, aga ometi see, kuhu sa oled pandud, seal Jumal ootab praegu, et tema kogudus 100% oleks valvel, tal oleksid kõrvad, tal oleks silmad, ta teaks, mis on tema osa. Ja ma kutsun sind täna palvetama. Praegu palvetama, minuga koos palvetama, kui sa tunned, et see on palvekoht. Ja ma mõtlen isegi, et sellel südasuvel praegu meil on tulemas TTT, südasuve TTT. Meil on tulemas palveülistuskogunemised. Ma usun, et ei ole juhuslikud. Ma usun, et need on olulised ja kui on veel keegi, kes tunneb, et me peaksime praegu olema koos kellegagi, ma tahan kellegagi koos palvetada, ma ei tea, mida Jumala vaim tahab teha, aga ma tunnen ühte palvekoormat, siis ära ignoreeri palvekoormat, vaid mine kohe, tõuse kohe. Minul on olnud kohti, kus ma tunnen nagu, et kuidagi Jumala vaim kutsub palvesse, aga mul on nagu mingi muu koht on ka praegu sükene, et ma varsti lähen. Ja siis see läheb mööda. Aga kui sa kohe paned need asjad kinni, jätad pooleli ja lähed palvesse, sa saad õnnistatud. Ja Jumala vaim hakkab sulle niimoodi avama. Ja see on su tasu. See on su tasu. Issaskari nimi tähendab ka tasu. Issand ilmutab sulle. See on kutse neile, kes on olnud võib-olla passiivsed. Ja arvanud, et mis nüüd? Ootame, kuni tulevad põnevamad ajad ja kirikus räägitakse jälle kuidagi põnevaid lugusid ja toimuvad igasugused üritused. Ära ole sellise suhtumisega, vaid mine sellel suvel ja otsi Jumalat nii, nagu sa pole seda kunagi varem teinud, sest me ei tea, mis ajad ootavad ees Eestimaad. Võib-olla sellel sügisel, ma ei tea millal, aga ma tean, et praegu on see koht, kus me veel ei näe asju toimumas, aga vaimus on vaja palvetada, et need asjad saaksid Jumala kätte palutud, et tema tahe võiks sündida. Amen. Ja lihtsalt oleme palves.
üheskoos. Ja ma ütlen, et sa võid palvetada, sa võid keeltes palvetada, kui sa tunned, et su sees vaim tahab palvetada. Sellepärast, et Jumal ainuüksi teab tegelikult neid asju, mis on ees olemas. Meil ei olegi seda teadmist, aga meie osa on paluda. Ja issand, siin me nüüd oleme üheskoos ja ütleme, et Jumal, me armastame seda Eestimaad ja me igatseme olla sinu kirkuse kiituseks siin Eestimaal ja õnnistuseks. Ja me teame, et mitte kusagilt mujalt ei tule päästest meie maale. Ei tule see idast ega läänest, vaid see pääste tuleb ainult sinu käest ja see tuleb läbi sinu koguduse. Ja me usume, Jumal, et sa oled oma kogudust praegu üles õhutamas. Ja me palume, Jumal, et kui sina räägid meile, et meil oleksid kõrvad, mis kuuleksid, ja me palume, issand, praegu avame need kõrvad, mis on olnud võib-olla unised. Ava need kõrvad, mis on olnud võib-olla natuke tuimad ja väsinud ka, Jumal. Ja ma palun praegu igaühe pärast, kes on väsinud, kes on vaimus väsinud, kes on hingeliselt väsinud, kes on füüsiliselt ka kurnatud. Isa, ma palun, et praegu sinu kallis püha vaim võiks olla selles paigas siin ja väljapool, kus iganes sinu rahvas praegu on kuulamas ja hüüdmas su poole. Issand, tule oma elustava, uuendava, püha vaimu värskendava jõuga ja kasta nii, nagu see vihm täna hommikul kastis Eestimaad ja seda paika siin. Issand, olgu su vaimu vihmad praegu meie üle, igaühe üle, kes tuleb palvekambrisse ja ootab sind. Halleluuja. Teisipäeva hommikul ma olin puhkamas ise oma abikaasaga ja ma ärkasin hotellitoas üles kõnetuse peale, mida ma tavaliselt ei ärka selle peale üles, aga sõna oli ja te otsite mind ja te leiate minu, kui te nõuate mind kõigest südamest. Kõigest südamest. Võib-olla sa oled öelnud, Jumal, ma otsin küll sind. No ei ole kuskil sind. Võib-olla issand otsib sind ja ütleb, et tule veel sügavamale. Pane ära kõik muud asjad, mis sul on. Pane kõik kaardid ühte patta. Et sa võiksid leida Jumala. Issand, me palume praegu, et mis iganes on vaimumaailmas sinul plaan teha. Et sünniks nii, nagu sina oled plaaninud ja mitte nii, nagu soovib seda hingevaenlane. Me palume Jumal, et igasugused kurja plaanid Eestimaa üle, Eestimaa noorte üle, issand Eestimaa perede üle, laste üle. Isa, me kuulutame praegu ka, et me otse kui laotame oma kaitsvad käed Eestimaa noorte üle ja ütleme, et me ei luba tulla siia kuradi plaanil ja rikkuda ära neid nii valitud arvul Eestimaa elanikke, vaid me ütleme, et meie seisame siin ja ütleme, et olgu Kristuse verekate üle kogu Eestimaa noorte, laste, kus iganes vaenlane on midagi tahtmas teha, me lõikame selle läbi. Isa, me tuleme sinu ette praegu ja ütleme, hoia neid tibukesi, kes Eestimaal ringi käivad. Hoia neid noori, kes on praegu, Jumal, otsimas sind või ei oskagi sind otsida, aga tõmba, Jumal. Olgu issand üks tervendav Jumala vaimu liikumine üle Eestimaa tulemas. Ja isa, me palume praegu kõigi juhtide pärast Eestimaal, mis iganes tasandil. Me palume issand Jumala kartlikke juhte. Igasse maakonda, Toompeale. Issand, kuhu iganes on vaja kedagi haridusasutustesse, vanade kodudesse, Jumal, me palume. Me palume, et seal oleksid inimesed, kes kardavad sind. Issand, kõrvalda kõik, ülekohus, pettus. Ja me palume, issand, ka et sinu puhastav vägi tuleks Eestimaa üle. Ja me teame, Jumal, et sina paljastad. Sa paljastad kõik selle, mis peab saama paljastatud. Ja sellepärast me asetame endid ka sinu armu alla, sinu risti alla, ütleme, et Jumal, puhasta meid ka. Kõrvalda meilt kõik see, mis sind ei austa,
kõrvalda, issand. Et me võiksime olla lumest puhtamad ja valgemad. Et meil võiks olla osadus sinuga. Uue lepingu osadus. Aitäh sulle, Jeesus, sinu vere eest. Aitäh sulle, Jeesus, sinu murtud ihu eest. Me võime täna kuulutada tervist. Tervist, paranemist, taastumist. Haigetele, põduratele, viletsatele. Me võime minna välja ja seda kuulutada ja me võime seda vastu võtta ja kogeda, et meie leping sinuga, issand, kehtib. Issand, puhasta oma kogudust tõesti. Halleluuja.